Nurgakivi messi erisaadetes kohtame ikka ka tavaliselt meie vanu tuttavaid ja vähemalt viimase paari aasta perioodi kohta võib öelda, et nii kui mess, nii ka Indome koduautomaatika ja alati on olnud mingi uudis, midagi põnevat. Mis seekord? Me töötame pidevalt selle kallal, et ikka inimeste elu aina mugavamaks ja turvalisemaks teha. Ja seekord on meil olemas selline uputusandur. Ja mille poolest eriline on see, et me saame teda paigaldada ilma elektritoitjata sinna, kuhu vaja. See andur ise ei upu ära, et kui meil peaks suur õnnetus juhtuma, et ma võin selle anduri basseini visata ja ta töötab ilusti edasi. Ja lisaks ma võin selle ühildada ka juba olemasoleva valvekeskusega. Ehk kui mul on kodus veehäire, siis see häire võib minna ka valvekeskusesse ja lisaks minu enda telefoni peale. Milline see valvekeskus peab nüüd olema? Valvesüsteeme on meil ju väga erinevaid, alates kaabliga ühendatud valvekeskustest kui ja läbi mobiilside ja nii edasi ja Indome loomulikult oma süsteemidega. Meie suur pluss ongi see, et meil ei ole vahet. Me võime võtta põhimõtteliselt suvalise valvekeskuse ja enda toote sellega kokku ühildada. Mis ikkagi täpsemalt vaja on selleks, et teda nüüd süsteemi lülitada? Kogu meie lahenduse eesmärk on ikkagi see, et ta töötab koos ja selleks oleks vaja meie see uus andur ja lisaks meie lahenduse kontroller, ehk mis tegeles siis ka kogu selle küttejuhtimise ja valgustuse juhtimisega. Et meie eesmärk on pakkuda kliendile sellist ühtset lahendust, kus tal on kõik murekohad kaetud ja samas on ka elu turvalisem ja mugavam. Mida kõike Indome pakub, et elu oleks mugavam? Ma tooks praegu välja selle perioodi, et kuna läheb külmaks väljas ja on vaja rohkem kütma hakata, siis meie lahendus suudab väga hästi kodukliimat mugavamaks teha ja samas, kui on näiteks eriti elektriküte, siis me suudame igakuiseid arveid seal kuni 25% kokku hoida. Et see on väga tõsine mõtteallikas, ma arvan, nüüd tuleva talve jooksul, kuna elektrihinnad on ka siin ülespoole läinud. Kuidas see täpsemalt käib mõne sõnaga? Me võtame, kui näiteks elektriradiaatorid, siis me võtame nende juhtimise enda kontrolleri teha ja me saame seda sisekliimat hoida ühtlasemal tasemel ja parasjagu kütta vaja ei ole, näiteks öötunnid, kui pereliikmed magavad või lähevad tööle, siis kodu keerab automaatselt kütte madalamaks. Aga kui me koju tagasi tuleme, on jälle temperatuur see, mis me ennem tahtsime, 21-22 kraadi näiteks. Ja juba olemasoleva maja, korteri ümber ehitamine teie süsteemi peale, seegi ei olnud ju eriti keerukas asi? Ei ole jah, et ajaliselt see võib võtta 2-3 päeva ja maja puhul võin ka näidismaksumuse tuua, et elektrikütte juhtimine võib maksta suurusjärk 1600 eurot. Ja samas kokkuhoiud? Kokkuhoid on 20-25% selle konkreetse näite puhul. Päris mitte kõik nurgakivi vaatajad ei ole Indomega veel tuttavad. Räägi mõne sõnaga ka firmast. Meie eesmärgiks on pakkuda inimestele ühte head lahendust, mis aitab küttekuludelt kokku hoida ja samas muuta igapäevaelu mugavamaks ja turvalisemaks. Ja neid lahendusi paigaldate te ise ja mõned on nii lihtsad, et saab inimene ka ise paika. Meie lahendused on teadlikult niimoodi ehitatud, et klient võib need ise paika panna või kui ta ei soovi seda, siis tuleme meie kohale ja teeme talle võtmed kätte lahenduse.